kevadel näinud eriliselt nende valgete pilvedega ja klooksuva üksiku konnaga mätta peal. Väga tore, sa tegid kodu sinna metsa äärtamist. Luulemeelne mees ka edasi. Meil Ja- peab ka olema luuletajaid. Marina luuletus oli see siis üks, mida me ette lugesime. Sinu kevade luuletus oli siis seda väärt, et auhinda anda. Esimese ei tulnud. Ega see vaimutöö nii ühel korral. Ja vanematest klassidest oli Reelika luuletus Kringlid, koolid ja kus see on? Reelikat ei ole siin või? Ka väga kringlid ja saiad olin ta juba, jah, vist küll. Aga et me täna oleme siin rahva ees, siis on võimalus üle anda nii, kuidas see on maakonnast tunnustatud laste kirjandivõistluse tööde auhindu ja see üks on Liisa Kärbile, Jüri Parijõe 100. sünniaastapäevale pühendatud koolinoorte kirjandusvõistlus. Jüri Parijõe meie võtsime raamat ja palju jõudu, teid ootab ekskursioon. Kas Inge on ka siin? Seesamane hea abiline emale, et siis alati teid kirjutab nendest kaugelt. On Inge siin? Teine oli Inge Nõvakas. Nii tunnustati nende tööd ära kirjandivõistlusel. Aitäh. Juba tunnustan su tööd. Lilleke kimbu, siis ütleme aitäh kõike ilusaid, mis oleme kodus saanud ja selle vaeva eest, mis on emal meiega olnud. Arvan, et kõige suurem rõõm on emal siis, kui jätkame vanemate töötast elus ja suudame neid asendada aastate pärast nende töödes. Kui isa ja ema peas on halli, oleme meie juba täiskasvanud. Tahaks vaid õrnalt tänada sind Kuresaabasti ja Vitsalingu ja leivatüki eest. Tänan sind kogu südames, et maailmas elan ja võin 2 käega haarata sellest, mis sinul pooleli jäi. Thank you.
Minu arvates ka väga arvas eestama. Tähendab, natukene tuli ikkagi näete ahti sisse ja kohta tõstis selle ära minema, lapsed ei oska ikka niimoodi minna lausa ära järgida. Õige ja vaatama lootama, kõike oma kollerisse. Kui 2 korda eksisin, ei tabanud seda õiget tümpsu. Seda takti ei puudu. Aga muusika kvaliteet oli muidugi tipp-topp. Minu kuulda oli vähemasti. Kuidas lapsed tantsid talle? Ma arvan, et hästi, aga oleks võinud veel natukene paremini tantsida. Tähendab, mis puudu jäi? Lihtsalt tantsud olid natukene toored, sest et põhiliselt sai tegeletud tantsudega, aga need olid teise stiiliga ja teised tantsud ja sellepärast sai vähe neid harjutatud. Muidu lapsed tantsid kenasti, ma olen nendega rahul. Mulle tundus ka, et just uued tantsud jällegi ja mida ikka tantsuõpetaja... Tantsud olid ka kihvid tantsud. No, suurepärane, jah. Kuigi proovis nad tegid seda väikest väljendist veel kihvimalt. Veelgi, jah. Nad olid tõesti täitsa talentid. Ei no üldse, poisid on üldse kihvliks läinud. Kas Raul oli ka vaataja hulgas? Jaa, prooviaeg oli kohal, jah. Mida ütled? Ei, vägev. Ma poleks uskunud, et nii palju üldse meil tantsitakse. Ma tõesti ei tea. Ja ilusat laulu ja sõnaline osa minu arvates oli ka. Väga ilus ja... Ene võttis selle asja täitsa oma sellega. Ene? Jah, Ene tegi selle sõnalist osa. Ta küsis minu käest, et tal on olemas üks tekst, kas ma teen ja vastu. Jah. Ma ütlen, samad sõnad ütlevad siin saalis. Luuletusi näiteks ma ei ole neid luuletusi varem kuulnud. Tavaliselt on alati olnud ikka ühed ja samad.
pane sellele ka siin. Siin on nüüd neid asju veel, aga ma... Mis meeldivad, Laidi?
siis elame. Tere. Kenasti. Pole viga, jaa. On sellist asju ka, mida järele võiks teha. On ikka. Üldiselt oli võrdlemisi kahju. Aga selle kohta ei saaks vist seda öelda. Selle kohta ei saa. Kuidas teil muidu poisid nikerdavad nii suurema huvilisi kui tunnis tegijaid? Üldiselt praegult ei ole. Eks see ole niimoodi, kuskilt mingi poiss hakkab tulema lihtsalt ja seda päris nii sundida ei saa, et sa pead hakkama tegema. No see on selge, jah. Kui kellegi huvi on ja hakkab tegema, siis... Rohkem võiks olla nagu sellised suuremate ja sellisest nagu tasemetöid. Küpsemate. Jaa, sest et tegelikult nüüd ma olen 2 koolis olnud, nad on palju võimekamad tegelikult. Tõesti, jah? Täitsa üllatavalt, mida keskkooli lapsed teha juba võivad. Ja nüüd õigele nupule vajutada. Ilmselt ei ole õiget nuppu taga leitud No ei tea. Või värskeid tuuli oleks vaja minu arust rohkem või moodsamat kaasaegsamat sellist. No huvikoolis saab kõike proovida küll, seal on vähemalt lapsed tulnud, kes on asjast huvitatud. Kui jah, siin on liiga üleküllus ja ta on nagu laadama näinud. No küllap ta see on, jah. Nagu igal pool, et lähtutakse nüüd olemasolevatest võimalustest. Aga et need olemasolevad võimalused väga viletsad polegi, siis näitab kas või see, et siin on väga mitmel koolil on ikkagi kasutatud väärispuitu ja liimitud puitu ja nii, et selles mõttes vaatame, et praegusel hetkel tööõpetus on umbes samas seisus, nagu ta varem on olnud, ehkki me ise teame, et ta tegelikult peaks nagu viletsam olema. No hakkame siis asjadest rääkima, mis siin välja pandud on. No kõigepealt, jah, esimene see ovaalne laud, mis seal selja taga on, minu meelest on väga ilus ja stiilne. Muidu kasutatud seda toonimist ma ei võigi praegu öelda, see võib ka Pinoteks olla siin laki all. Aike Peets, jah. No aga see Peets on para ja tooniga ei ole liiga tume, ei ole liiga hele. Ja selline, ma arvan niimoodi, et seda mööblit muidugi tehakse praegu vabariigis ikka väga paljudes koolides, aga nendes, kus me oleme käinud, niisugust ovaalset lauda me pole varem vabariiklikule näitusele võtnud. Niisugust tunne on ainult, et natuke see lakk on vähekese laiguliseks jäänud vist. Jah. Nüüd edasi need lillepostamendid siin. Kõik on tegelikult ju vormilt küllalt keerulised ja näiteks see töö, ma kujutan ette, on kohutavalt töömahukas. Eelmine aasta just parasjagu tegi üks Valtu kooli nüüdne õpetaja seal, kipub see asi viimistlusega jääma viimistluse taha. See lakk on niisugune nagu ta on, okas puit tõmbab tükati rohkem sisse, tükati vähem sisse, siis ta jääb niisugune laiguline. Ja ütleme, kahju on nüüd, see töö on ära tehtud, oleks ta nüüd viimistluses ka õnnestunud, seda oleks olnud tunduvalt parem. Siin on näiteks teine asi, et see on viimistlused nüüd natuke parem. Aga siin võib-olla asi jääb treimise kvaliteedi taha. Sest selline asi, kui ta on mõeldud dekoratiivesemena, siis ta dekoratiivesemena saab ainult olla sellisel juhul õigustatud, kui ta töötlus on ka väga täpne. Ja muidugi näiteks siin on selline lugu, kui on juba see vorm küllalt massiivne, tegelikult ilus puiduvorm, see kauss ise on ilusa puiduvormiga, siis võib-olla see kaane osa oleks ka pidanud natukene ja mulle tundub nii, et ikka seda juttu vist ei ole kuulnud ka, et kui ei ole ikka, ma ütlen, mis ei ole, nii palju saab nitrolakki küll ja lahja nitrolakiga üks liht, mis sisse imbub ja kõik, see piisavalt juba toob selle tekstuuri välja ja piisab.
või siis jätta täiesti näituse ajaks lakkimata, aga mitte mingil juhul pentaftaali talle peale panna. Sest et see igasugune see sünteetiline või õlilapp pintsliga peale pannes ei ole võimalik saada niisugust kvaliteeti, mis selle asjale kasutu tuleks. Igal juhul võib-olla ainukene koht, kus ta õigustatud on, vaat niisuguse tööeseme juures, mida iga päev kasutatakse ja kätte võetakse. Siin me võime öelda, et siin nitrulapp ei pea vastu, vaid siin peab olema niisugune püsiv lapp. Ja töö iseenesest muidugi ka on niisugune, kui poistega on tehtud valmis niisugust kangast teljed, siis seda tuleb igati tunnustada, sest ta on praktiline tööese ja miks mitte poistega teha niisugust asja, mida tõesti on olemas. Ja kui meil ei ole mingit probleemi ju siia igale poole see küünla auk puurida. Nii et see teravik võtab selle asja, nagu jääb nagu mingisugune, linakraap, mis see kraap või teravik püsti tähendab, tal oleks piisanud täiesti korralikudest aukudest, siis ja kui meil on seda materjali juba ikka niimoodi valida, siis vaadake, siin on jälle niisugune okaspunt. Siin on nüüd kvaliteetne, ilma mädanikuta kask, kui ma ilma prillita õieti aru saan. Siin on nüüd kasutatud seda mädanikuga leppa, kui ma ei eksi. Tähendab liiga palju erinevaid. Vorm ise juba keeruline ja materjali ka veel mitu, tähendab, läheb liiga kirjuks kogu see asi. Aga niisugune poisitöö nagu eluaeg poisid päeva ehitatud, sellise töö võib täiesti võtta praegusel hetkel, kui materjali on vähe ja tööd on vaja palju teha, siis sellise mudeli tegemine on täiesti kõige tähtsam on see, et vorm on täpne. Ise küsimus on muidugi sellest, kas see alus, ta kergelt on kolmekandiline, võib-olla oleks pidanud ka ümmargune olema, see on väike detail, see ei hakka häirima. Aga tähtis on see, et see ülemine osa on kõik vormilt väga täpne ja viimistlus ka ilus, korralik viimistlus. Aga miks ka mitte, kui poiss niisugust pulmi on valmis teinud, siin muidugi ka natuke see laki probleem tekib. Viga ei ole ka sellel suhkrudoosil või midagi, aga iseenesest muidugi näete, et sinna on pandud see plastmass kauss sisse, et ta praktiliselt kasutatav oleks. Aga siis oleks pidanud siin kuidagiviisi gaas või miski peal olema, et see plastmass ei läigiks sealt kohe vastu eemale, vaid ta oleks varjatud. Siis ta võiks olla täiesti. Iseenesest muidugi siin on juhtunud väga ilusa värvimuutusega puit. Me siin arutasime, et ei saanudki aru, kas ta on remmelgas või lepp. Aga miks ta niimoodi on värvunud, seda ei oska ka seletada. Aga muidu võiks täitsa niimoodi olla, aga sama asi jälle ikkagi, ka siis, kui ta on mõeldud sellise väikse küünla jaoks, ikkagi süvend sisse. Sest sellise süvendi puurimine, selleks ei ole vaja isegi spiraalpuuri, selle võib teha ju lihtsalt kohe ise treidas ja panna ühe tera vahele sellise. Ta on normaalne poiste töö, aga mitte midagi rohkemat. Ja kui me ta niimoodi teeme, siis võib-olla ei ole teda mõtet ka, ma võin eksida, äkki see on peetsiga tehtud, aga mul see tunne hästi kvaliteetselt ja ilusa vormiga lusikad. Ka need puidust, tähendab treitud, okaspuidust treitud asjad jällegi, ega siin ka üldiselt ei saa midagi öelda. Võib-olla oleks selle alla veel ühe niisuguse, siia kahe vahele veel ühe niisuguse peenema ümmarguse võid panna, aga ikkagi on selge, et ta on ka ikka, vorm on läbi mõeldud, nagu ta tehti. Suur töö on muidugi see õõnestatud tiud ja ilus on välja kukkunud ka. Paralleelselt muidugi tunnustaks ka seda punumistööd, aga kui nüüd võtta niimoodi, siis siin on, ma julgen arvata, et see juhendaja on daam, nime ma ei tea.
aga ma usun, et meesterahvas ei oleks võtnud seda vana lakiga seda spoonitud vineeri siia põhjaks, kuna siin on tegelikult see punutise kõrge kvaliteedi ja selle põhja madala kvaliteedi vahe on väga suur. Aga kuna ta on niivõrd originaalse kujuga, siis ma mõtlen, et võib-olla vabariiklikul näitusel saab siia sisse midagi panna, et põhja ära varjab, eks ole. Aga punutised ise on väga kvaliteetsed ja vits on väga kvaliteetne. Aga see postament on ilus. Võib-olla mitte, see, ma isegi ütleks, et see keskkoht, mitte nii hästi õnnestunud kui mõnel teisel, aga suhteliselt õpilastööna väga hea. Ainukesena võib-olla siin niisugune, need on kõik niisugused tööd, mille kohta ei ole midagi pahasõna öelda ühegi kohta. Ainukene on võib-olla see Saksa ajakirjast maha kopeeritud see küünlajala vorm. Ma ei ütleks, et vineerist ei võiks analoogilist asja välja saada. Aga kui me võtsime sealt idee, siis võib-olla selle metsa muinasjutu asemel sinna keskele oleks võinud mingi stiliseeritud geomeetrilise ornamendi välja saagida, oleks olnud parem. See mask on sealt madalam küünlajalg on natuke parem. Kuhugi kehvem. Et nad oma formaadilt on väiksed, oma teod, et on sama ilusa vormiga ja sama kvaliteetsed kõik. Eeskuju vääriks muidugi võtta nendel, kes lakkimisega probleemiga hädas on, tähendab üks õhuke kiht, nitrolakki ja kõik, rohkem ei ole vaja mitte midagi. See ei ole nitrolakk. Mis lakk ta on? See on maistri juukselakk. Juukselakk, ainult et seda niisugune ta on, eks ole? Ei ole? Aerosool või? Jah. No vaat. Et jah, või siis nagu te näete, kui ei ole seda, siis juba näituse ajaks lihtsalt jätta lakkimata, sest mingit, ma julgen öelda niimoodi, mingit sodi talle peale panna ei ole vaja. Ja mis puutub rusikatesse, siis on muidugi praktiliselt see ju tõesti väljapääs olukorrast, sest me kujutame ise ette igaüks, kui palju on rusika kallal tööd, aga materjal on suhteliselt väike ja selles mõttes on minu pärast, kui muud võimalust ei ole, siis kui me teeme kas või 5.–9. iga poistepühe kvaliteetse rusika, siis see on ikkagi tema jaoks saavutus ja mitte midagi ei ole katki, et programm seda igas klassis ette ei näe, minu pärast võib seda teha igas klassis. Peatähtis, et ta teeks midagi, mis tuleb kvaliteetselt välja. Nüüd me palume Priidu Valdur, et ära ei kaua. Aga nüüd küsimus on see, et missugust sa soovid? Ei, mina ei soovi midagi, sest mina veel, mahakoni juures võib-olla natuke dissonantsi läheb see must plekk, eks ole? Sest hea küll, me võime öelda, et meil vasti plekki pole, aga ütleme, see must plekk oleks siis kase juures on kuskil, aga see väärispuit nõuaks siis nagu võib-olla isegi mõnel juhul näiteks seal ta häirib mind vähem, see on teinud, kui poiss saab niisugune asjaga toime, siis ta on juba piisavalt palju õppinud selle asja juures. Ja need on enamiku stiilsed. Võib-olla näiteks selle laeku juures tekib see probleem, et külje peal on, eks ole, geomeetriline ornament ja järsku kaane peal on taimornament. See nagu peaks olema ikka üks stiil. Kahte stiili niimoodi kokku ajada juhuslikult ei ole vaja. Selles mõttes on selline õigem. Teine asi muidugi see, et ka see laki probleem. Nagu te näete ise, need kõik, mis on ilma lakita, on tunduvalt kaunimad kui need, kuhu see BF on peale tõmmata. Selles mõttes muidugi jah, lähitulevik toob meile kergendust, sest ma juba käisin möödunud reedel käisin Tallinnas keemiakauplustes. Mattlakki on juba vabalt saada, 20 krooni liiter või purk, aga nii palju kui
näitusetöödele vaja läheb, jõuame selle osta seal Mustamäel keemiakauplus. Mattlakk ja valge mattvärv. See lamp on muudavad ilus. Selle lambile võiks panna tunnust kaardile peale. Aga seal lambil on niisugune asi, et no see vorm on ise küllalt keeruline. Selle lambi jala vorm on ise küllalt keeruline. Siis see tingitud puit peaks olema jah rohkem niisugune. Tegelikult jah, see piir ilus, stiilne. Aitkine asi on selles see probleem, et on rohkem lihtsalt liiga palju. Aga töö ise on ilus üle saanud vahepealsest mõõnast, sest väljas on piisavalt kaljuköid ja sarviloed ka, ja piisavalt palju kvaliteetsest tööd. Ma julgeksin väita, et need märgid, mis siia praegu pandud on, ei ole selles mõttes küllalt ka objektiivselt valituma võib-olla natuke huvitavamate vormide ja huvitavamate esemete vahel. See ei tähenda suugi, et ülejäänud tööd oleks siin kvaliteedilt kehvad. Need on enam. Ja kui seda lakki ei ole, siis olgu ta täitsa puhas. Ja näiteks seal on jällegi samasugune lugu, see on teine pool. Muidutööd on niisugune asi, et siin on tegelikult kui võtta niimoodi, siis ei ole ju mingit pilti põletatud. On põletatud geomeetriline ornament, nii nagu me ütleme, et peaks olema, kui me tahame kaunistada geomeetriline ornamendi. Aga lihtsalt seda ornamenti minu arvates natuke liiga palju. Oleks piisanud, kui siin keskel oleks niisugune rosett ja iga otsa peal oleks ka, aga need jooned on juba siin liigsed. Need muudavad selle nii kirjuks, et enam saa arugi, et ta on ornament. Aga muidu tehtud ju poiste kohta enam vähem, nii nagu poistid seda teevad. Ja siin samasugune lugu, eks ole, metall ja puit ja siis kakest imiteeriv põletus, tähendab, see kõik on niisugune üleliigne. Piisaks tunduvalt lihtsamast variandist. Kui oleks see alus neljakandiline, see oleks selline, see peaks olema siin peal nüüd mitte diagonaalis, vaid paralleelselt ja siin otse selle peale toetuma, siis see küünlapann, rohkem elemente ilmselt tuleks vaja. Toetuskaba on küllalt suur aga siiski võib-olla see kõrgus on ka nagu kunstlikult pikaks venitatud. Võib-olla seda elementi siin vahel tuleks vaja. Kui nüüd see oleks otse siin peal, siis ta oleks vormitud üsna tasakaalus. Aga see venitab ta kunstlikult liiga pikaks, poleks vaja. On kõik tasemel, midagi ei ole öelda nende kohta. See saag väärib tunnustust. Iseküsimus muidugi, kas selle väikese sae juures vaja neid otspuid teha on, võib-olla piisaks sellest, kui ta on lihtsalt kinnitatud paraja nurga all, see õpilased ise, ma saan aru, see on nüüd puhtalt kujul nüüd õpilaste loomingu kasutamine. Siin ei ole õpetaja poolt antud mingit muud kui ainult idee, kuidas võiks vineerist seda portreed välja saagida ja igaüks on siis püüdnud ennast või sõpra portreteerida. Latt või leht ja valge vask, need küünlaalused pluss treitud alus ja kõik, tähendab ühesõnaga, siin on jälle niisugune nagu kujunduslik segapudru koos, millel nagu ühtset mõtet on väga raske leida. Siin oleks olnud muidugi selline asi kõigepealt, kui niisugust asja teha. See teraslatt oleks tulnud muutevärvusega tumedaks oksideerida. Ja samuti teraslehest oleks tulnud kohrutada see alus ja jälle tumedaks oksideerida. Ja siis, ütleme, see hele vask ja tume teras oleks piisanud kahest materjalist koos ja vorm oleks tulnud ka kuidagi, leida niisuguse loogiliseks ja praegust vaeset aega arvates väga hinnaline, sest enamik on väärispuidust asju, kaasa arvatud need küllaltki hästi tehtud höövlid. Võib-olla need höövlid ongi selle
ekspositsiooni kõige väärtuslikum osa praegu. Sest noh, te teate ise, et niisugune täispuidust höövlipakk võib, millel on veel vahtrast tald ja tammest osad kokku pandud. Ma kujutan ette, et selle hind võib küünida kuskile 100 krooni ringi, eks ole. Ja tehtud nad on piisavalt hea kvaliteediga. Huvitavad on mõlemad küünlajalad. Eriti selge ja ilusa vormiga on see kõrge küünlajal. Kui nüüd võrrelda seda kõrget küünlajal kui seda, vaat siin on nüüd, noh, ei ole mingit niisugust nikerdist, vaid on selline vorm, on tahetud seda öelda, et mulle meeldib niisugune vorm, on see vorm mitte nupuga küünlajala käepidi. Noh, miks mitte niisugune? Võib-olla, et see nupp oleks võinud olla veel nõks suurem selle küünlajala enda suuruse kohta, aga ikkagi ilus. Ilusad on kõik need topsikud, kõik treitud kausid, kõigil on kvaliteetne lakk ja viimistlus. Ainukesena muidugi selle tapitud kasti juures, muidugi jah, kui me seda lihtketast kasutame, siis selle viimase momendi juures peab ikka paberi ära vahetama, sest praegusel juhul see tunnustus on sellele piisavalt huvitavale kastile, aga see põletus võtab seda väärtust maha, sest võib-olla siin on isegi püütud nüüd niimoodi lasta, et need tapi otsad läheksid täpselt pruuniks, et ta rõhutaks seda tappi, aga ikkagi ta mõjub ikkagi niisuguse põletusena, ta ei mõju mitte dekoratsioonina. No ja päris rahul ei saa olla ka selle värvitud küünlajalaga. Kuna seal on ka natukene, niisugune, see alus ise on natuke lihtsalt jõnksuline ja need küünlahoidjad on, see tapp sealt alt ka paistab, seda ei oleks vaja ja lõpuks veel sees, ma saan aru muidugi jah, et peaks olema see metallpuks, et küünal ei hakkaks põlema, aga või see jalg hakkaks põlema, aga me teame, et tavaliselt meil need küünlajalad on enamasti tehtud ikkagi ilma selleta ja järelikult võib-olla oleks piisanud enamikus koolides niisugust tööd lihtsalt teha ei osata ja ilmselt igal pool ei ole sellest ka vajadust, aga need on kõik tehtud piisavalt kvaliteetsed ja ilusad tööd. Postament on ilusa vormiga ja kõik stiilne ja kasutatud on seda Silesjärv seotisega liimitud see plate kokku. Aga võib-olla jah, oldakse just selle vastupidi on. Praegu on selle alumise plate kvaliteet on õnnestunum kui see pealmine plate. Et oleks vastupidi pidanud olema, et siin oleks see seotis ikkagi nii, et ta nagu eriti need vahesid ei tohiks olla või siis oleks võinud teha ka niisuguse variandi, et pahteldada ja ütleme selle pealmise plate oleks võinud ära värvida põhjendusel, et kuna siin lillevesi võib kõige kergemini peale minna ja ülemine pind oleks võinud olla värvitud alt lihtsalt toonitud. Võimatu, sest saar ümmargusena niimoodi ära ei kuiva, et ta ei lõhene, aga siin, kuna need lõhed on nüüd EPO vaiguga täidetud, siis võib-olla nad mõjuvad isegi mingil määral niisuguse dekoratiivse triibuna, nii et ega praegu nende vastu ei ole midagi, nad on vormilt on ilusad, muidule iseloomuliku ilusa vormiga ja selles mõttes igati tasemel. Ega selle topsi vastu ka ei saa öelda, see on ka niisuguse tavalise õpilase kvaliteediga tehtud. Natuke problemaatiline võib-olla on see põletus jälle. Kuna ta liiga niisugune
liiga kopeeritud on seda linnu. Oleks ta nüüd stiliseeritud, püütud kuidagi mingi stiliseeritud vorm, aga ta on nagu liiga linnupilti meenutab. Keskmise kvaliteediga õpilaste tööd. Selle küljejala juures võib öelda seda jälle, et ta on oma aluse läbimõõdu ja kõrguse vahekord on ebanormaalne, ta mõjub niisuguse lihtsalt mingisuguse püsti asetatud kepina, aga mitte küljejalana. See on ju, nagu te teate, seesama metalli või klaasi või mingisugune vorm, mida puitu pole mõtet niisuguse vormiga teha, pokaal. Kahtlemata see nagi on enam-vähem hästi tehtud. Ka sellel nagil pole üldiselt väga viga, aga noh, ka mitte eriti hästi pole see kvaliteet õnnestunud. Siin on veel hööli need hambajäljed on peal, oleks võinud ju ära vähemalt Buratino vene keeles nimetatakse Nanking Kaltsoo, see on 30 või 50 aastat nendes vene raamatutes olnud. No me võiksime samal põhimõttel ju mingi mängu teha, aga selle Buratino asemel, noh, olgu siis mingi elevant, viskame elevanti kihva, et ta oleks natuke teistmoodi, kui see kogu aeg on olnud, et ta lihtsalt ei muutuks nii üksluiseks. Ka sellised tööd, mille juures suurt midagi rääkida ei ole. Noh, võtame need niisugused luksepa tööd. Ta on ju poisitööna enam-vähem, mitte rohkem. Ja kui me ta juba niimoodi valmis tegime, siis selge on see, et ikka jälle seesama asi, et nüüd ei ole rohkem midagi vaja, panid muuta lahti ja muuta värvusega ära okteerida. Siis ta, noh, see toores metalli värv kaob ära ja need lihtmised efektid ka enam nii väga ei paista välja ja ongi asi korras. Risti liimimisega on ta veel kirjumaks aetud ja lõpuks selle eseme vorm ise on ka niisugune kirju ja kõige lõpuks lakk veel peale, nii et ta muutub niisuguseks üle pingutatuks. Selles mõttes, noh, see on huvitaval kombel on õõnestamine, mitte preimine, eks ole. See on õõnestatud küllalt kvaliteetselt ja vormil pole ka midagi viga. Nii et see võiks olla isegi tunnustatud. Tule Arvi, pane siia üks märk juurde. Tule. Sellele võiks panna küll ühe märgi juurde. Jaa, pane sellele. Aga siin on ikkagi jälle jah, kui ta lõikas selle tule niimoodi valmis, et kas siis seda jälle täpselt niimoodi päris naturaalseks värvida on mõttes. Võib-olla ta jätta siis lihtsalt ühevärviliseks ja mingi väike detail võib-olla nokk punaseks ja kõik. Ja teine on see, et noh, need loodusvormid, seda võib nüüd praeguse programmi kohaselt öelda niimoodi, et see on nüüd 5. klassis tehtud töö vahelõpitu kord, algklassi töö nagu tegemine. Aga sellisel juhul jah, korjavad need oksad ja käsnad ja panevad kokku, aga lakki ei ole vaja. Jääb nii, nagu see loodus on naturaalselt selle asja teinud. Nendest töödest võib-olla need postamendid on kõige õnnestunumad. Need on, noh, nagu ma juba ütlesin ka, päris ilusad vormid, siin ei ole mitte segamini aetud, vaid on ikkagi üritatud täpselt ühte vormi tabada ja on ka tabatud. Huvitav mõte muidugi on see ja seda peab tunnustama, et niisugune jalg, kas see on kapi või tabureti jalg, on ära kasutatud, tehtud talle alla alus ja saadud niisugune
küünlajalg, noh, see on niisuguse originaalse lahenduse eest saad tunnustus märgitud. Ega see karm ka pole paha, see on natuke noh, niisugune, nagu poiss temaga hakkama sai, nii et nende kohta ei ole paha öelda midagi. Aga samal ajal need 2 küünlajalga siin, need on niisugused, noh, kangesti meenutavad mulle mingit Vene kiriku lühtreid, aga samal ajal nad ei ole jälle piisavalt kvaliteetsed, nad on niisugused odavast materjalist püütud väärisasja kopeerida. Selles mõttes nad suured asjad ei ole. Ja selle küünlajala juures seal on jälle see asi, et samuti, noh, küünlajala vorm iseenesest pole ju paha, aga miks me peame siis seda plekist küünlahoidjat seal veel kasutama? Sinna võib ju täpselt samamoodi selle vastava läbimõõduga avapuurida ja ongi korras. Nii et vaat niisuguste nüansside peale peab mõtlema. Tegelikult muidugi need rebasefiguurid on siin ilusad. 6. klass, 13 aasta. Pane nendele üks märk juurde. Need on ilusad. Hästi stiliseeritud, ilusalt tehtud. 6. klassi poisi tööna väga sobinud töö. Aga samal ajal, no jah, neid plastmassist ilmselt välja saagida pole mõtet. Plastmass on niisugune, nagu ta on. Tal mingit otstarvet ei ole, dekoratiivesemena ta ei ole, aga selline väärispuidust on juba dekoratiivesem. Ega niisugune metallkett kuskil ümber puidu võib olla. Aga siis peaks olema selle all täiesti vele ühe värvi puid. Mitte mingil juhul ei oleks vaja siis alla seda liimpuid. Ja nüüd seal kõige tagumise juures on, eks ole, liimitud puid, metallkett, puidkett, kõik ühte komplekti panna. Sellest oleks saanud teha, selle sama ideega oleks saanud teha 4 või 5 erinevat asja. No, selles me õpetajad olemegi, et me peame talle selgitama, et aga proovime niimoodi, et teeme ühe niisuguse vormi valmis ja paneme talle ühe puitketist ühe niisuguse elemendi külge. Teisele proovime metallketist. 3. proovime lihtsalt liimpuidust. Aga ma tahaks teile lähemalt vaadata. Näete, see on, võib öelda, täiesti stiilne kart. Ja ma isegi ütleksin niimoodi, et näete, mis juhtub. Selle männi tekstuur ja see vineeriserv ei paista üldse välja. Ja teiseks, kui nüüd vineeri sisse on suudetud nii kvaliteetselt see lõige teha, no miks siis mitte? Poissi võiks seda teha. Anna mulle üks märk. Nii et see karp iseenesest on täitsa vahva karp. Võib-olla muidugi selle karbi suuruse kohta see laua paksus natuke suur on, aga no see on jälle, võib-olla oleks võinud veidiks õhem materjal olla, aga muidu on ilus karp. See oli kuidagi nii. Reida võiksid vanema klassi poisid, aga selle saagi panna 5. klassi poisi tööks. Ja mitte midagi halba, see on ilusti tehtud vorm. Ainult võib-olla 9. klassi tööna ta jääb natuke nii, liiga lihtsaks. Aga muidu on ilusti. Selle kohta ei ole ka mitte midagi mahast tööd. Ketenetinagi, jah. Ketenetinagi on ka tavaline niisugune
tänaseks teie töid tulnud kaema niisuguses koosseisus. Eeva Salm Riigikooli ametist, kes vaatas algklasside ja koolieelikute töid, Toomas Lepiksaar Riigikooli ametist, kunstiõpetuse žürii liige, Aino Põdra ja mina oleme Pedagoogikaülikoolist, kes vaatasid siis tütarlaste poiste tööõpetust. Ja me peame ütlema muidugi kõigepealt seda, et suur tänu selle eest, et te olete suutnud siiski väga palju töid välja panna niiviisi, et nad ikkagi on kõik vaadeldavad ja mõjuvad päris näituse moodi, on nähtud vaeva, otsitud võimalusi praegustes kitsastes oludes eksponeerida töid nii hästi kui võimalik. Ja nüüd selleks, et meie muljed edasi anda üksikute alalõikude kaupa, ma siis annangi võib-olla paariks kommentaariks sõna kõigepealt alustades kõige noorematest koolieelseid kasvatuse ja algklasside töödest Eeva Salmile, palun. Ma ei tea, kui palju on kohal lasteaedid ja algklasside õpetajaid, ma arvan, et vist on vähe, aga nende kohta nii palju, et tavaliselt on Rakvere lasteaed olnud esindatud veel suurema arvu töödega, neid töid võib-olla kunstilise või joonistused oli rohkem kui käelisi, aga välja me saime valida lasteaia ja algkooli pealt Tallinnasse vabariiklikule näitusele 15 tööd, aga tunnustust sai avaldatud veel 145 lapsele. Nii et väga paljud saavad tunnustuse sama väikese kaarti pärast oma koolidest ja lasteaedadest. Oleks muidugi tahtnud tegelikult veel rohkem töid, aga ruum ei võimalda, siis võib-olla ka see oli üheks põhjuseks, mille pärast ei olnud nii palju kui teil koole. Aga tööd jätsid endast väga rõõmsameelse ja toreda mulje, nii et suur tänu. Ja juhul, kui on algklassi õpetajaid siin, siis ma annaksin ka väikesed tänukirjad kätte, aga kas on, öelge kohe, kas on siin algklassi õpetajaid? Kelgast Mäe õpetaja Mäe, Rakvere linnaalgkoolist Rutt Tubli, Kadrina keskkoolist õpetaja Inno, Haljala keskkoolist Sirje Nõlva, Elve Märkaström, siis Rakvere põhikoolist Anne Tiielai, Tammsalu keskkoolist Lehti Kösta, Simuna põhikoolist Elle Ariberg, Simuna põhikoolist õpetaja Ojasaar, Laekvere põhikoolist Lii Heinpalu, Rakvere esimesest Heiti Spiker, Kadrina keskkoolist õpetaja Palman ja Väike-Maarja keskkoolist Noorlind. Ja lastekoolist 2 õpetajat veel me otsustame, kes need on, sest üldiselt oli väga üksikuid töid igal kasvataja. Aitäh nendele, kes olid. Võtame siis järjekorras kunstiõpetuse ja Toomas Lepik. Lugupeetud kunstiõpetajad, võib-olla võtaks esile mõningaid õpetajaid, kelle tööd klasside õppisid või teised. Ja mul on hea meel, et Tapa esimeses keskkoolis Anne Kond, keda juba nimetati kui algklassides töötavad õpetajad, ka kunstiõpetuse vanemas astmes kuni 12. klassini töötab väga hästi. Ja väga ilusad tööd on. Samuti on temal töid ka keraamikalal, seda paljudes koolides ei ole. Siis väga huvitavad tööd olid noortelt õpetajad Viti Pajusti keskkoolis. See on Annika Karp ja Rutt Laasin. Väga ilusad tööd seal seinas ja väga suur lugupidamine selle kooli direktorile, kes oskas leida kunstiõpetuse jaoks normaalse arvu, nagu ta on Lääne-Euroopas. Mitte nii, nagu me nüüd saime 1 tunni. Kui sellel suurel Venemaal meile lubatud rohkem töötada kui 6. klassi, siis joonutama. Nüüd me saime 1 tunni kuni 12. klassini, nüüd juba mõned õpetajad mõtlesid. Nii et selle kunstiõpetuse jaoks nii palju tunde. Seal on 3 tundi nädalas ja tulemused on oodatud. Ja nüüd edasi Rakvere esimese keskkooli õpetaja Ursula Paimatsa tööd on toredad, Alli Tõnisse tööd, Kundast näiteks, Vaike Viilebergi tööd, Tammsalu keskkoolis ja Maia Singi tööd Algere põhikoolist. Ka paljud teised õpetajad paistsid silma, näiteks õpetaja Jõks, kahjuks küll eesnime ei tea, see on Ruugikool Kavrist, kelle nahktööstöö on vabariigi tasandil, professionaalselt tasandil. Ja lubage siis nendele õpetajatele, kes siin on, edasi anda mõningad meeled, ega üks raha ei ole, seal on pabertükid teile seal
ja Anne Kott. Alli Tõnissoo. Vaiki Viileberg. Nüüd ma pean väga vabandama, ei teadnud õpetaja eesnime, õpetaja Jefimova. Helgi Moor. Tegi väga ilusat kaastööd, me teame ainult tema eesnime tähti. Ütlemata tublid, seda illustreerib see tohutu tööde hulk, mis siin on välja pandud ja ilusasti tehtud tööd nii värvivalikult kui tehniliselt teostuselt ja žürii luges tunnustuse vääriliseks 232 tööd nendest, nii et see tööde arv räägib iseenda eest. 42 tööd valisime vabariiklikule näitusele ja vabariiklikule näitusele valitud tööd ei ole sedavõrd parem nendest töödest, mis on sinise lipikuga märgitud, kuivõrd ma vaatasin niisuguseid tööd, mida seekord minu arvates kuulub ikka paremate hulka, sest tunnustatud tööde arv on suurem kui eelmistel kordadel. Ja kui paljudes rajoonides võib maakonnades, või linnades võib näha teatud üldkoguselt piisavalt arvukalt esindatud, nende hulgas on piisavalt palju ka häid töid. Torkab muidugi silma see, et üksikud õpetajad, kes on hiljem alustanud seda tööd ja pole nagu kursustest saanud veel osa võtta ega ka erialast ettevalmistust ja nendel on võib-olla mõningaid raskusi nende kujunduslike küsimustega ja nii edasi, aga niisugust töötahtmist on näha ja võib arvata, et ka praegu vabariiklikule näitusele valitud ja üldse tunnustatud tööde arvud Rakvere maakond või Lääne maakond, Lääne-Viru maakond saab suhteliselt väärikalt esindatud olema. Ja ma annaksin siis samuti žürii tänukirjad nendele õpetajatele, kelle õpilaste tööd said vähemalt 7 tunnustuskaarti. Meil on poiste tööõpetus välja kujunenud niisugune mõõt seekord, et 7 tunnustuskaarti, õpilaste tunnustuskaarti on nagu see piir, mis määrab selle õpetaja tänukirja saamise. Ja palun siis võtta vastu see väike tänukiri Jüri Simgi. Anna Meos. Olav Mäe. Priidu Valk. Siis meie väike kokkuvõte läbi, kui nüüd on mõne
alasürii liikmel veel kommentaari võimalik lisada ja võid nendelt küsida, siis palun, poiste tööõpetuses me tegime selle osa ära ja palun siis sama edukalt jälle edasi pingutada, sest järgmine näitus, me loodame, saab ka ikka olema ja võib-olla juba 90. aastal. Ja muidugi vabariiklikule näitusele 19 kuni juuni kuni 11 juuli vabariiklik näitus toimub selle näituse Sinises paviljonis, Eesti näitus Sinises paviljonis. Aga kas porteerimine käib ikka sealt ühtemoodi? Ikka sealt, teed pruugi kindlasti üle ka. Ja kellel on paspartid, las nad tulla, sest eks me oleme vähemas vaesed, võimalik sellest teist saada. Ja siis see, tahtsin teha algul 18. aastal. Nüüd siis samal päeval teeksime 19. Aga nüüd kui selgub, et ei saa nii võttu paviljoni kätte, siis me peame seda.
Liisa ja ma olen eelmise aasta Miss Ruhtna. Tänase õhtuga lõpeb minu missiaasta. Umbes 2 tunni pärast astub minu asemele üks tüdruk seda kõrget tiitlit kandma. Ja siis pean mina sellest lustakast missikarussellist maha astuma. Tegelikult on mul hea meel, et see tüdruk hakkab minu asemel seda tiitlit kandma, sellepärast, et siis asub ju tema ka tähelepanu keskmisest. Ruhtna rahvast ma tahaksin tänada mõistva suhtumise eest terve selle aasta jooksul, kõikidele tüdrukutele, kes täna hakkavad võistlema, et neil kõik hästi läheks ja et nad täna väga tublid oleksid. Tänan tähelepanu eest ja meeldivat õhtu jätku. Tere õhtust, armas rahvas! Minu nimi on Raiko ja minu ülesandeks on täna läbi viia järjekordne Ruhtna kooli ajalukku minev üritus. Nimelt täna me valime juba 2 aastat meie kooli kõige kaunimat neidu. Ja see peaks selguma viimaste tundide jooksul, järgnevate tundide jooksul. Oma sõna on ka loomulikult publiku lemmiku valimisel. Ja see toimub järgmiselt. Peale 4. vooru tulevad siia ridadel vahele noormehed paberilehtedega. Teie ülesandeks on nendele kirjutada teile meeldinud kandidaadi number ja see tagastada sellele noormehele. See siis alles peale 4. vooru ja nüüd saagem tuttavaks meie žüriiga. Žürii esindaja aktsiaselts Ruhtna Puit. Aktsiaselts Ruhtna Pood esindaja on Siina Allas. Kahjuks Sinimiski talu esindajatel kohal tulnud. Siis on Ruhtna kooli esindaja Sirje Tiilem. Ja esineiu Ruhtna kooli Miss 92 Liisa. See oli siis tänase õhtu žürii. Aeg on juba nii kaugel, et meie kandidaadid ootavad ammu lava taga ja võime alustada esimese vooruga, mille pealkiri on tutvustusvoor. Missi kandidaat number 1, palun. Minu nimi on Andra, ma olen 14-aastane ja sündinud Kaljupitsa Tähtkujus. Minu iseloomujoonteks on hea tuju ja vahepeal kangepraegu. Mulle meeldib väga muusika, tantsimine ja seltskonnas liikumine. Tulevikus tahaksin väga palju maailmas ringi rännata ja vaadata üldse kõike, mis vaatamist väärib. See oli lühidalt kõik. Aitäh!
kallis publik, austatud žürii. Minu nimi on Marje, olen 15-aastane hobuse aastal sünnitähkus sündinud neiu, kes õpib Uhtna põhikooli lõpuklassis. Mind iseloomustavad kõige enam sünnikohta käivad iseloomujooned, põikpäisus, ustavus ning rõõmsameelsus. Oma sõprades hindan kõige enam ausust, otsekohesust ning truudust. Ma ei ütle kunagi ära heast muusikast või huvitavast raamatust. See oli minu kohta lühidalt kõik. Head õhtu jätku teile ning jõudu žüriile otsustamisel. Armas rahvas. Minu nimi on Jaana ja ma olen 14-aastane. Ma õpin nagu teisedki siin, Uhtna põhikoolis, ainult 7. klassis. Mulle meeldib väga lugeda, joonistada ja tantsida. Ma arvan, et minu kõrval peaks olema alati palju häid sõpru, keda ma ei vali mitte välimuse, vaid iseloomu järgi. Ma tean, et igas inimeses leidub midagi ilusat, mida ma endale eeskujuks seada saaksin. Aitäh! Tere! Minu nimi on Sveta Kadri. Ja, te kuulsite õigesti. Mul on tõepoolest 2 nime. Nendest teine, nimelt Kadri, on väga lühikest aega. Kõik teavad, et ma olen praegu Sveta. See, et 13-aastasena saada omale uus nimi, on harva nähtav. Ma olen sündinud Hamburi tähtkujus ja kitse aastal 25. novembril ehk kadripäeval. Ma olen kangekaelne, aga samas ka väga rõõmsameelne. Ma armastan sportida, laulda, tantsida, käsitööd teha ja oma väikese õega hullata. Minu lemmikuks on välja kujunenud loomadest hobune, lindudest sookurv ja lilledest piibeleht. Ma elan Murukülas, väga ilusas looduslikus kohas. Aitäh! Tere õhtust, nimi on Merike, 14-aastane, õpib Uhtna põhikooli 8. klassis. Mulle meeldib väga kuulata muusikat ja teha sporti. Olen sündinud Kaljudisse aastal ja Tiku tähtkujus. Iseloomult olen lõbus. Aitäh ja head õhtu jätku! Tere õhtust, minu nimi on Evelin. Olen 7. klassi õpilane Uhtna põhikoolist. Olen ahviaastal ja veevale tähtkujus sündinud tütarlaps. Vahest olen ma pisut riiekas ja töökas, kuid sellele vaatamata armastan ma enda ümber lõbusaid ja sõbralikke eakaaslaseid. Kõige rohkem hindan ma teiste juures ausust, otsekohesust ja huumorimeelt. Mulle meeldib suhelda ja olla koos teistega. Aitäh! Õhtust armas rahvas, minu nimi on Anneli ja ma olen 13-aastane. Õpin 8. klassis ja elan Sälis. Ma olen sündinud kitse aastal ja kaksikute tähtkujus. Vabal ajal mulle meeldib kuulata muusikat ja teha sporti. Veel meeldib mulle laulda ja tantsida. Lemmiklilleks on mulle roos ja lemmikloomas on hobune. Head õhtu jätku, aitäh! Tere õhtust teile kõigile, kellele pole veel tere öelnud. Saame tuttavaks. Mina olen Inge. Juba 9. aastat mühin ma püksitagumikku, õppides valemeid, tuupides, et 1 × 1 on 1, et enne korrutan jagan, alles siis liidal lahutan, et ette käib koma, et vanemate inimeste vastu peab olema viisakas. Olen sündinud Sõni tähtkujus ja olen uhke, pirtsakas, enesekindel. Ma tavaliselt oma asju ei kahetse, mida ma olen ütelnud või teinud. Minu elu suur unistus on omada tume musta läikivat autot. Sellega ma sõidaksin kindlasti kohe Aljalasse, sest seal on mul kõige rohkem sõpru. Ma tänan! Esimese vooru viimane kandidaat, number 8. Ja sellega on meie esimene voor ka lõppenud.
ja kohe peaks hakkama ka teine pool. 4 Sveta, 5 Merike, 6 Evelin, 7 Anneli ja missikandidaat number 8 Inge. Et teil igav ei hakkaks, siis ma tuletaksin ühe anekdoodi meelde ja räägiksin selle teile. Üks mees on soos vajunud kaelapidi sisse kuni kaelast saadik. Istub seal, vajub ninast saadik sinna ette, õigemini mudasse. Vaatab, konn vaatab teda silmast silma, küsib, mis vahid? Konn vastab, ma elan siin. No teine anekdoot oleks siis selline, et otsataja ja krokodill Keena on vangis. Otsataja küsib Keena käest, ega siin ei lööda. Keena vastab selle peale, ei lööda, ei lööda. Otsataja jälle omakorda, et ega siin ei lööda. Keena rahulikult, et ei lööda midagi. Otsataja vaatab kaelkerek, läheb mööda ja ütleb Keenale, et vaat, kus nad hobusega teinud on. Sellega on siis teine voor lõppenud ja seni kuni tüdrukute eesruumis valmistad ette 3. vooruks, esineb teile maa naiste duo.
saanud ja nüüd võib hakata pihta kolmanda vooruga.